Selliste elamuste nautimiseks sobib väga hästi ka selline sõiduriist. Ilmselgelt minu jaoks on ta tegelikult natukene väike, aga ma olen tulnud siia Motohobi poodi, et küsida Mareku käest, mida uut on sul pakkuda ja ennekõike just sellises elektrilises valdkonnas. Elektri pealt on meil täna pakkuda peamiselt Supersoco mopeedid, mis on siis mõeldud kõigile, kellel on kas autojuhiload või mopeedijuhiload. Aga mingid load peavad ikkagi olema? Mingid load peavad olema, et mingi aim peab ju liiklusest olema. Ja nendega siis saab sõita kuskil kiirusel kuni 45 kilomeetrit tunnis ja ühe laadimisega 80 kilomeetrit. Et linna mastaabis põhimõtteliselt saad sa sellega sõita päeva jooksul kõikjal. Miks see elektrimopeedid on läinud just viimastel aastatel nii menukaks? Punkt number 1 võib-olla müratase. Jumala vaikus, mugav sõita. Teine asi, ta ei lõhna sul bensiini, õli, ma ei tea, ta ei määri sul näppe ära. Tankima ka ei pea kuskil, sellepärast, et pead juhtmärgi panema endale. No tankima ikka pead, et võtad aku välja, viid koju, tuppa, paned laadima. Kus see aku siin on? Et aku on siin. Võtad selle tuppa kaasa, laadija on sul siin kaasas. Selle ka, kas tuppa või lähed kohvikusse või... Sest ma usun, et isegi kohvik... See näeb isegi väga stiil välja, kui suured. Ja kui sa niimoodi sükse asjad kohvikus oleks, ma aru ei saakski, mis asi see on. No ma arvan, et kohvikupidajad isegi väga ei pahanda, sest selle aku täislaadimiseks, me oleme arvestanud, keeruline ju arvestada päris täpselt, aga siukene 20 kuni võib-olla 35 eurosenti üks laadimine. See ei ole palju. Seal kohvikus veitsi otsi ja... Aga selles palju, sa ütlesid, et sellega saab palju sõita? Kui täiesti täis on, siis 80 kilomeetrit oleme korduvalt ise testinud. Meil oli Leedus 2 nädalat tagasi elektriautode kestvussõit ja see ainukesena mopeedina osales seal Supersoco DC. Mis on see aparaat sina? See on nüüd siuke retrostiilis, selline aparaat, jah. Et see sõitis siis, sellel on meil see luksus, et tal on lausa käib 2 akut sisse. Selles, et saab nagu pikemalt sõita? Saab pikemalt ja sellega sõideti 141 kilomeetrit. Aega läks selleks 4 tundi 13 minutit, kui ma peast ütlen. Meil on Facebookis need andmed olemas, kes täpselt tahab teada, aga sõitis siis Kaunasest Truskininkaisse, on siuke kuurortlind, väga vägev. Ja 4 tundi 13 minutit jõudis kohale, kogu maksumus siis räägime seal mingisugune 60 eurosenti. Aga palju, mis ta kiirus on? 45 kilti tunnis. Et üle 45, selles mõttes ei lähe, on ju? No mopeed ei tohi liikuda. Aga mida moodi ma neid hooldama pean? Et ainult laen see akut ongi luksus, et neil siin midagi hooldada ei ole, et siin on kord aastas vaatad pidurivedelikud asjad üle, et veermik korras oleks ja sealt tuleb nagu teine ja kolmas kokkuhoid, et üks on see, et sa ei pea hoolduste eest maksma. Tavaliselt mopeedil vahetatakse õhufiltrit, vahetatakse õlid, maksab see mingi 45 kuni 60 eurot on üks hooldus, sa pead tegema seda iga 1000 kilomeetri tagant. Sellel ei pea midagi tegema. Laed akut ja ainus hooldamine, mis talvel tal teha tuleb, ei tohi lasta akut üle 2 kuu ilma laadimata seista. Aga näiteks ütleme niimoodi, see on lihtsalt maitse asi, kes tahab sellist, ma ei tea, rolleri moodi asja või mopeedi. Ja see on nagu see tabureti stiil või siukene, et paljud tütarlapsed ütlevad, et see on nagu tütarlapselikum. Teised tahavad jälle siuke kahvereiser, mis on siis siuke nagu poisilikum rohkem või siis noortepärasem, natuke siukese äkilisema näojoonega. Välimus on tõesti juba vinged on need. Aga selles, et sul on väljast peale nende elektriliste aparaatid on sul ka 4-rattalised suuremad versioonid, millega mina sõitsin. Et need on ka samamoodi, et ikkagi rahvas tuleb ja muidki võtab kaasa ju. Ja, Eestis enim müüdud ATV bränd, CF Moto. Esindame Eestis juba 14 aastat. Siiamaani jätkuvalt positiivses suunas ehk müügid on senimaani kogu aeg kasvanud. Kui me nüüd tuleme tsiklite juurde tagasi, siis mõni on ikkagi selline traditsioonilisem. Ta tahab ikkagi seda bensiini või lõhna ka tunda. Siis tegelikult on teil pakkuda neid aparaate ka ju. Jaa. See on meil nüüd kõige värskem pill
mis on mõeldud siis niisugustele, ma ei tahaks öelda, et algajatele, vaid väiksematele motosõpradele, kellel ta on selline tagasihoidlikum aparaat, näeb selline vihane välja, aga ta näeb väga agressiivne välja, tegelikult ta jookseb ka siin, katsetused on näitanud kuni 150 kilomeetrit tunnis, on ju, vajab ta ikkagi vähemalt A2 kategooria juhtimisõigust. Mida mul ei ole, sellepärast mind sellega sõitmas ka. Jaanus lubas järgmiseks hooajaks loaks teha. Eks ma hakkan kodus kaasaga läbi rääkima seda. Jah, et siis saab proovida ka. Siis saab proovida ka. Täna saan ainult kuiva trenni teha. Mis see lind on? 3590. Kas see on pähe või palju sellise aparaadi eest? Ma arvan, et see on arulagedalt soodne pill. Ongi nii, jah? Aga siit, need on nagu väike suuremad. Siin on matkapill või siis ütleme, et ise sõidan juba 3 aastat MT-ga, see on 650 kuubikuline, 45 kilovatti, väga mugav matkapill. Hea kerge, väga mugav pikka maad sõita. Tulime just matkalt sellega, sõitsime üle 700 kilomeetri Eestis, väga mõnus tuulutada ringi. Ühesõnaga, motohobist saab igaüks enda midagi. Kes tahab, ütleme, elektrilist, võtate aku kohvikusse kaasa, laete ära, sõidate edasi. Või kes tahab sellist traditsioonilisemat, et tahab ka bensiinilõhna tunda, siis ka see võimalus on olemas. Muidugi, et elamusi täis Eesti ju, selles mõttes, kes see siis elamusi pakub, ise pakume endale elamusi. Täpselt on vaja lihtsalt endale õige pill leida, millega elamusi tekitada. Lastele ja täiskasvanud. Tegelikult ka mul on lube vaja.